Tere tulemast taas Onkoloogika podcasti kuulama ja vaatama. Täna oleme stuudios jälle Pillega, aga meil on lisaks Pillele siin ka päris palju muid külalisi, kes eelistavad kollast, väga kevadised tegelased, 4 väikest pardipoega ja täpselt sama nunnu Luive Merilai Eesti Vähihaigete Lastevanemate Liidust. Tere, Luive! Tere, tere! Suur part ka kohal. Põhipardi maskott meil siin Eestis. Pole vaja kostüümi ümber pannagi, et kannad ise välja. Jälle, tuleb ikkagi jälle neid samu sõnu siia algusesse panna, et inimene, keda me oleme teadnud juba väga algusest peale, et me tahame siia podcasti ühel päeval kutsuda. Ja nüüd, kus ka legendaarne pardiralli on juba kaunis lähedal, siis ma arvan, pole paremat aega, millal Luive sinuga rääkida sellest, millega liit tegeleb, kes sina selline oled, mis asi see pardiralli on ja tuletada kõigile meelde, et lisaks täiskasvanud vähipatsientidele on meie seas ka neid pisemaid tegelinskeid, kes seda teed käivad ja natukene avada neid telgitaguseid ja mõelda ka nende peale. Nii et hakkame tegelikult ikkagi alati inimesest pihta, et Luive, kuidas sinust sai Eesti Vähihaigete Lastevanemate Liidu juht? Kas nüüd just juht, et seda tiitlit ma ei tahaks endale võtta, sellepärast et juhime me selle täitsa mitmekesi, kambakesi, et mina olen lihtsalt üks nendest. Kuidas ma siis sattusin, et siis peaks minema päris algusesse nagu tagasi, et see oli kuskil siis 2013, kui ma nüüd siis oma lähedase kogemuse kaudu üldse sain teada, et on olemas selline lastehaigla osakond kui hematoloogia, onkoloogia. Ja sinna siis ma sattusin siis nägema seda kõike lähedalt ja kõrvalt, mis seal osakonnas siis täpsemini toimub ja kuidas seal elu käib. Ja sealt kaudu hakkasid ju tulema ka need nii-öelda tutvumised teiste peredega, emade ja isadega ja siis sel ajal olid veel tegutsemas seal avandid ja nende kaudu hakkasid siis toimuma juturingid, kus ma hakkasin ka osalema ja nii see tasapisi hakkas sealt veerema ja äkki siis kuidagi märgati, et ma vahel oskan midagi tarka sekka öelda või kuidagi nõu anda või abiks olla või toeks olla või midagi lohutavat öelda ja võib-olla natukene ka naerda. Ja nii see Liisu avandi mulle selle ettepaneku siis lauale tõi, et mis sa arvad, kui sa võiksid hakata sellist tugiisiku ja koordinaatori ja tugikeskuse juhtimise tööd tegema. Ja sealt edasi oligi meie esimene pardiralli 2014, mis ju tegelikult tehtigi sellepärast, et luua liitu, Eesti Vähihaigete Lastevanemate Liitu tugikeskus. Tugikeskus iseenesest ei ole mingisugune füüsiline objekt, vaid ongi selline jalgadel ja ratastel liikuv koordinaator, tugisik, Luive hetkel on see minu ametikoht. Ja nii see on. Siin ma olen. Nii äge. Ja millal see kõik alguse sai? Aasta oli siis 2000? Ütleme niimoodi, et esimene pardiralli oli 2014, et siis ma võin öelda, et ma siis juba olin juba natukene nagu jalaga ja südame ja käega seal ukse vahel. Ja nii-öelda siis see ametlik töökoht sai alguses 2016. Enne seda muidugi tegime siis sellise töögrupi, et üldse tekitada selline töökoht kui koordinaator tugiisik ja selline ametikoht. Ja siis me niimoodi kambakesi selle ametikoha lõime. Seal olid väga suur ja oluline kamp meid koos, kes igaüks siis nuputas ja panime kõik need vajadused ja need, kuidas ma siis ütlen, töökohustused kenasti kirja. Aga milline siis näeb välja üks Luive nädal?
Kirju, värviline, värv on igasuguseid, kõik värvid on vajalikud, näeb välja väga emotsioonirikas, rõõmude murerikas, tegelikult ikkagi üsnagi tegemist täis. Aga räägi natukene, sest tõesti, ma ütlen, mina olen nagu sajas kohas toonud seda näidet, kui me mõtleme ka, kuhu me tahame onkoloogikaga, kui onkoloogika suureks saab, siis me tahame saada Eesti vähihäigete vanemate liiduks. Väga tore. Võib-olla selles mõttes, et nagu et liit on meie jaoks, ma olen siin väga suur eeskuju ja iidol just selles kontekstis, et sa ise oled teinekord nagu tagasihoidlik sellest rääkima, mis on ka voorus võib-olla, aga see, kuidas mina täna mõtestan seda liidu tööd, on tegelikult hästi toimiv ökosüsteem, mida meil oleks vaja üle kanda täna ka täiskasvanute vähialasesse toetusesse. Ehk seal on ju palju erinevaid kihte, on otse seesama toetamine, kui sa oled tugiisik, on koordineeritus, et inimesed leiaksid oma info ja vajalikud tugiteenused üles, kuni siis lõpuks ka ravi rahastamise ja kõige muuni välja, et natukene äkki sa tõstad seda väikest tegijäärt ja räägid veidi sellest tegelikult, millega vähihäigete lastevanemate liit tegeleb. Jaa, sul on õigus, see ongi selline natukene 100-jalgne ja 10 käega inimese töö, et ega sa seal oledki nagu põhimõtteliselt kõike ja see on hästi oluline, sellepärast et kui sa ikkagi potsatad sinna diagnoosiga vastamisi, et ega sul ausalt öeldes lööb ikka selle maailma nii kumisema, et sa ikkagi kukud justkui nagu sinna kuhugi kaevu, et tead küll, et üleval on see luuk on lahti ja natuke valgust ka paistab, eks ju, et lootus kuidagi seal on, aga kuidas sealt nagu siis hakata välja tulema. Et hakkadki tasapisi ülespoole tulema ja vahel jälle kukud jälle tagasi ja siis hakkad jälle uuesti, et siis on nagu hästi oluline, et seal nii-öelda seal ääre peal on nüüd see inimene, kes selle käe sulle ulatub või köie sulle ulatub, et siis hakata minema, et ega seal on nagu see algus on nagu väga-väga raske. Kõigepealt aru saada üleüldse, mis nüüd toimub ja kuidas sellega ja kas üldse sellega siit on võimalik edasi minna. Ja siis hakkavad sealt ju tulema igasugused sellised imelikud protseduurid, millega sa ei ole kunagi elus ju kokku puutunud, nagu igasugused puude taotlused ja muud taotlused ja omavalitsuste poole pöördumised ja seda ütleme seda siginat, saginat ja igast veel lisaks sellele, et sa pead hakkama saama ja aru saama sellest diagnoosist ja mis sind ees ootab, seda alguses ikka tuleb väga-väga palju ja et sa üldse oma last ju aidata saaksid, et sul seda ressurssi ju üldse oleks seal kõrval olla abiks, siis on ju vaja ju sellel emal ja isal ka ikkagi jalgadel olla ja seda jõudu anda, sellepärast nendel väiksematel, pisikestel pudinatel, nendel on ju tegelikult oluline ainult see, et tal on lähedane inimene kõrval. Et see on nagu, tema jaoks on ju tema hääletoon, ema pisarad, isa murelik pilk, et tema vaatab seda, et suurema noorukiga teised lood, need on nagu 2 eraldi maailma, aga number 1, sa pead saama selle lapsevanema sinna, et ta usuks, et võt seal üleval selle nii-öelda kaevu luugi peal on inimene, kes tuleb sulle appi ja annab sulle nõu, kuhu minna ja mida teha ja kuidas ja kas. Sest mina elan teadmises, et on selline legend, ma loodan, et see vastab tõele, et kui laps saab diagnoosi, siis koos muu olulise infoga saab lapsevanem alati ka Luive visiitkaardi, et nad teaksid pöörduda sinu poole ja liidu poole. Et vastab see tõele, on see legend? Jaa, see vastab tõele, see iseenesest on hästi tore, et kas see nüüd minu asemel, kas on nüüd Luive või Triinu või Taavi, eks, et peaasi, et see inimene on ja meil on õnneks
arstidega ja õdedega selline meeletult hea ja soe koostöö ka, et nad tõesti, nad mõistavad seda, nad saavad sellest aru, et nende töö on ju tegelikult ravimine. Et saaks vaata selle olulise osa suunata siis kellegile, kes tuleb, aitab. Aga kui me nüüd näiteks võtamegi ühe sellise juhtumi, et laps on saanud diagnoosi, vanemad on saanud esmase info haiglast kätte ja jõuab sinu juurde, mis siis sellele järgneb või kuidas üldse kuidas see toetamine välja näeb, milles see seisneb või natukene ava veel võib-olla neid telgitaguseid just? Eks see seisnebki inimesest endast kõigepealt, kellega sul siis tegu on, sellepärast, et ega mina ju seal endale ju nii-öelda inimesi ei saa valida nii, nagu võib-olla sa sõpru valid, eks ju, et sa pead ju absoluutselt kõikide inimestega hakkama saama, sa pead saama ka kõikide kriisidega hakkama, selles mõttes inimesed on ju ka selles erinevalt ettevalmistatud, mõni ei ole üldse selleks ettevalmistatud, see kõik sellest taustast ju oleneb, et eks me siis niimoodi tasapisi hakkame tutvuma, et lähengi palatisse, räägin juttu, paljud võtavad telefoniga eelkõige, et me oleme juba telefonist tuttavaks saanud, kirjutamise teel oleme tuttavaks saanud ja siis tegelikult võib-olla number 1 ongi see nüüd need elemendid, et proovime lahustada nüüd selle meeletu hirmu ja number 1 alati tuleb esikohal on alati tegelikult see surmahirm, sest vähk kuidagi ikkagi läheb seda teed, et tekivad need mõtted, mis on ka hästi loomulik, sellepärast, et nagu te teate, et ega mida sa seal prognoosid, arst ka ei saa sulle prognoosida, et täpselt see ongi, et seal on ju vägagi see võimalus olemas ju tegelikult, et see ei lõpe hästi, kuna see on tegu ju pahaloomulise kasvajaga, eks. Kuigi mina tean, et väga paljud lapsed saavad terveks ja see protsent on väga kõrge, aga sel momendil ma ei saa lennata kellegile peale nende teadmistega, mis minul on täna. Me peame ikkagi minema samale tasemele, mida tema praegu siin voodis ääre peal või palatis tunneb ja mõtleb, et minna sinna sellesse hetke ja öeldagi lihtsalt oma poolt, et neid tundeid ma mõistan, aga ikkagi jällegi jõuame sinna, nii et lootus on olemas, lootus on absoluutselt kõigil olemas ja seda tulebki nendele meelde tuletada ja siis tulevad need protseduurid, nagu ma ennem ütlesin. Hakkame siis puuet taotlema, see on järgmine šokk, sellepärast, et ükski lapsevanem ei ole ettevalmistatud selleks, et üleüldse esiteks ta saab vähidiagnoosi, teiseks tekib jälle see, et nüüd on veel puue ka. Et see tundub alguses väga hirmutav ja selline, et mina seda küll ei hakka taotlema, et mis mõttes mul on nüüd laps invalid. Et sa seletadki siis selle lahti, et see ei ole üldsegi seda. See ei tähenda üldsegi seda, et tal on nüüd mingi püsiv invaliidsus või puue, et see on lihtsalt natukene abiks teatud, kuidas ma ütlen siis, rahaliselt natukene on abiks, eks ju, võiks alati rohkem olla, aga seal ju on seotud veel muud teenused, mida sa selle puude otsusega siis paluda. Aga on pered muidu varmad ikkagi seda abi vastu võtma ja julgelt väljendama ja küsima ka? Jällegi, väga erinev. Jällegi osad on nagu, Eesti mees ju ka, et mina saan hakkama. Et mul ei ole midagi ja mul ei ole ka midagi rääkida, siis ma ikka olen öelnudki, et aga sa ei peagi midagi rääkima, ma räägin ise. Ja siis ikkagi teades, mis võib ees oodata ja eks ma siis selle kogemuse pärast ikkagi puudutan neid teemasi, mis võivad ette tulla ja rääkima hakkavad kõik. Tegelikult on ikkagi niimoodi, et kes see tahab olla üksinda? Mina arvan, et mittegi ei taha olla üksinda. See siuke mingi esimene mäeküngas on vaja nagu vaata raskelt üle ronida sellest ja siis juba tuleb vist, sest me oleme enda omavahel ka seda arutanud, et
meil siin omad story'd, aga et noh, ükskõik mis, aga et kui laste peale läheb, olles ise ka lapsevanem on ju, et siis need on ikka sellised väga kriipivad teemad. Ja see on nagu nii teistmoodi selles mõttes, kui su nagu oma laps saab diagnoosi, sest no, kui sul sünnib laps, sellest hetkest peale me hakkame juba looma ju unistusi ja illusioone ja ta tulevikku ja me juba hakkame ju kujutama ette, mis tast kõik saab ja kuhu kooli ta läheb ja millal ta esimene hammas tuleb ja nii edasi, millal ta kõndima hakkab. Et me alustame ju kohe tegelikult unistamist koos selle lapsega. Ja siis sa ühel hetkel istud arsti kabinetis ja siis on moment, kas see kõik jääb ära. Ja siis see on valus, sellepärast, et see on nagu unistuste purunemine ju tegelikult. Ja teine asi on, et see rutiin, mis oli, see muutub täiesti teiseks. Sa hakkad tagasi igatsema seda rutiini, sa mõtled, kui saaks elada, vaata rutiinselt, nagu inimesed räägivad, et nii rutiine, kõik on nii rutiine. Nii argine. Ja siis hakkad mõtlema, ei saaks tagasi, et mul oleks see rutiin, on ju. Ehk seal on nii palju nüansse, et tegelikult see lein hakkab ju sellest diagnoosist pihta ja need leinasid on nii palju erinevaid, mitte seda, et sa hakkad nüüd leinama, et äkki ta sureb ära, vaid sa juba leinad seda toredat rõõmu, mis sul oli ja neid unistusi, mis sul oli. Et ühel hetkel lihtsalt oledki selles hirmus, et mis saab, siis mõtled, issand, kui tühine oli see võrdlemine, et näed, minu laps juba kõnnib või mingi hammaste ära tulema, see on muidugi rõõmus, kui hammas tuleb ära, eks. Ja siis järgmine laks tuleb ju see tõde näkku, et juuksed tuled lapsele ära. Nad olid ilus armsad lokikesed, eks. Mis siis, et kõik me teame, et juuksed kasvavad tagasi. Aga see moment on jällegi see meeldetuletus. Jällegi laks. Et millega meil tegemist on. Jah, täpselt, eks ju. Ja no sinna osad peavad minema ju operatsioonile. Ja neid arme tuleb ja neid haavasid tuleb järjest, nagu ma ütlesin, et sa hakkad nagu sealt alt sellest kaevust ronima ülesse, valgus paistab, on kuhu poole minna, aga väga tihti kukud tagasi ja siis tuleb jälle hakata minema. Ja juurde tulevad ju igasugused nii-öelda sotsiaalsed ja majanduslikud probleemid, et üks tavaliselt jääb ju lapsega haiglasse ja ei saa enam tööl käia ja neid lapse ja vähiga muresid tegelikult on ikka väga-väga palju. Ja kas võibki öelda, et tegelikult see koordinaatori roll, kui me räägime siin ka sellest ka täiskasvanute psühhosotsiaalsest toest ja toimetulekust nagu väljaspool arstikabinetti, siis täna laste ja perede suunal sa toetad kõiki neid aspekte, aitad ka mõelda, mis on see lahendus siis, kui tulebki töölt eemale jääda, mis võimalused meil ka riigi tasandil seal on olemas, nagu kogu see teave on täna sinu peas või seal ümber on veel mingisugune meeskond, kes aitab, ma ei tea, täna ju tegelikult täiskasvanute puhul on see, et sul on iga asja jaoks kuskil oma inimene, et arst ravib ühte asja, siis on sul palliatiivravi, siis on sul sotsiaaltöötaja, siis sa lähed järgmise inimese juurde, et nagu kõik on nagu hästi killustatud ja siis sa jõuad nagu fragmentidena nendesse kohtadesse, aga kas täna nagu sinu kujul on see üks turvaisik olemas, kes aitab seda tervikut ja kõiki neid tahke mõista ja kelle sellisel võib-olla nagu juhatusel on lihtsam ka nende teiste teenuste ja võimalusteni, mis meil ka riigis on loodud nende inimeste toetamiseks jõuda, lisaks sellele, et sa ka päriselt kuulad, mõistad ja pakud seda õlga, millele toetuda? Ma väga tahan, et nii võiks must arvata või ma tõesti väga soovin, et tegelikult ju, ega miks ma ju seda teen ja miks ma olen ju selles liidus ongi ju tegelikult, et ma lihtsalt soovin aidata, et kui hästi ma nüüd seda oskan ja eks see siis pole minu hinnata. Minu eesmärk on ikkagi natukene kergemalt seda teha, et eks ma muidugi loomulikult juba selle ajaga oman ju mingisugust aru saama, et kuhu nüüd suunata, mida teha, täpselt samamoodi on need teraapilised toed, psühholoogid, psühhiaatrid, ma arvan, et ma olen Eesti Vabariigis kõik oma tuttavad isiklikud psühholoogid ja psühhiaatrid ära tüüdanud. No tegelikult on see natukene ikkagi sellise huumoriga öeldud, et nad kindlasti ei ole tüdinenud, nad saavad väga hästi aru, aga nagu te teate, ega siis
on natukene see tõrksa taltsutamine, on see riigiga kemplemine, kus sa neid teenuseid võtad. Teenused on olemas, spetsialistid on olemas, vähe, järjekorrad, aga kahjuks kriis ei oota. Ja eks ma siis neid üritangi nagu leida, et need vanemad või lapsed või kes iganes siis seda poolt tuge vajavad. Ja siis meil on muidugi väga oluline osa on ju Eesti Vähihaigete Lastevanemate Liidul see pool, et iga laps saab selle vajaliku ravi ja et see ravim, mida nüüd Tervisekassa mingid erinevatel põhjustel ei hüvita, siis selge see, et sinna me tuleme appi, siis jälle arutame läbi arstidega, kuidas, mis ja kui palju maksab. Sest kui ma mõtlen nagu ajas tagasi sellesse perioodi ennast, kus mul ei olnud vähiga mingit kokkupuudet, eks ongi mu enda diagnoosieelne aeg, siis minu teadmine ka Eesti Vähihaigete Lastevanemate Liidust sellises võib-olla nagu minu pealiskaudses arusaamas, nagu ma nägingi seda osa, mis puudutas ravi rahastamist, sest ka läbi fondi on ju, see oli juba tuttav teema, ja võib-olla see tundus mulle siis ka kõige nagu olulisem, et näed, et see on nüüd see liit, kes kogub raha ja aitab saada selle ravimi, kui Tervisekassa ei rahasta. Ja nüüd, olles 2 aastat selles onkoloogikas ja selles nagu üleüldises nagu vähiga seotud inimeste keskel, siis ma mõtlengi, et nagu see osa, mis võib-olla ei paista nii väga välja, millest me praegu oleme just rääkinud, see perede toetamine, nõustamine, see tugiisik olemine, tegelikult kui oluline osa on see, aga see kuidagi jääb varju ja me ka tegelikult ikkagi nagu raha saame koguda pigem sellega, et me saaksime ravimeid osta, on ju, kuivõrd sellega, et nüüd me saaksime seda õlga seal pakkuda ja pakkuda seda mõistmist ja tuge, et see kuidagi nagu väga kirgastus praegu, et jälle heategevusorganisatsioon kas ostab midagi, kogume raha ostmiseks, aga kui tähtis on see inimlik tugi selle kõige juures, jälle mille eest ka meie püüame vaata seista, aga kui raske on tegelikult leida võib-olla rahastust ja mõistmist ka selle jaoks, et tegelikult kui tähtis oleks see, et meil ka täiskasvanutel oleks see tugiisik, kes püüab nad kinni, kes püüab ka need täiskasvanute lähedased kinni ja aitab nendest kriisihetkedest läbi, et tundus, et tahtsin lihtsalt nagu seda enda hetke taipamist kuidagi jagada. Ja lisaks sellele on ju, kuna lastevähk ongi ju, nad on ju kõik harvikhaigused ja nende sees on siis veel harvikumad, eks ju, diagnoosid, et tuleb ju osa lapsi saata ka ju välisriiki ravile, et seal on ka niimoodi, et kui Tervisekassa võtab selle ravi rahastamise, aga kõik see transport ja majutus seal, see on jälle perekanda ja need ei ole väiksed summad. Ja mõned peavad ju lendama edasi-tagasi, kes jääb koha peale pikaks ajaks, siis on ju majutus tuleb ju tasuda või mõned jäävad ju käima edasi-tagasi, et seal on ka liit abiks. Ja lisaks on meil ju haiglas väga-väga oluline ametikoht on loovterapeut, mis on lastele üli oluline, et kes on ikka pikalt haiglas ravil ja areneb laps, eks ju, peenmotoorika, mis iganes arendamine ja lihtsalt tore tegevus. Ja see on ju ka meil ju riigi poolt ikkagi rahastamata, eks ju. Tõrksa taltsutamine jälle siin on. Ja et see on liidu nii-öelda maksta ja siis me ju korraldame ka peredele, me teeme ju ka seminare aastas mitmeid kordi, et mis on ka meie liidu inimeste hulgas väga populaarsed, sest nad seal ongi niimoodi, et päeval ongi siis mingist harivad loengud, mingid sellised huvipakkuvad teemad, õhtul oleme kõik koos, vestleme ja oleme nagu inimesed ja suvepäevad ja jõulud ja laste loomulikult tähtpäevad haiglas, mis peavad olema,
sellepärast, et lapsel peab see elu jätkuma, mis meil väljapool ja kus sa siis lapse jätad ilma kingituseta. Üldse, ega see luive ei lähe sinna palatisse käed taskus, et ikka väike pulgakomb või... Luive ei tule kuskile. Ja ei, sellist luivet ei ole, sellist mina ei tunne. Et ikka tuleb kuidagi seda rõõmu viia ja lastele see rõõm meeldib. Kui ta ei taha alguses rääkida, on seal mingi ravimi mõju all ja üleüldse maailma peale kuri, siis ega see luive kotist võetud üllatus, no see ikka paneb naeratama küll. Sest mulle jälle nii väiksed asjad, mis tegelikult on nii suured asjad, kas või see heegeldatud või käsitööna tehtud partide kogumise aktsioon, mida see siin ka eelmisel aastal või mida te liiduga tegite, et palju neid parte siis lõpuks tuli? Neid parte tuli palju, sellepärast, et meil on ju 2 keskust, meil on ju Tartu Ülikooli kliinikumis meie lapsed ravil ja Tallinna lastehaiglas lapsed ravil. Tänaks, sest mul ei ole ühtegi parti. Üleeile andsin viimase pardikese ära. Sai üks väikene jälle endale sellise turva pardikese. Aga kas me võimegi siin teha väikse üleskutse nüüd meie podcasti kuulajatele? Ja üleüldse igasuguseid parte tehke. Igasuguseid parte toimetage, otsige üles veebis meie kontaktid ja sest meil on pardilapsed. Meil on selline nimi, me ei ütle tegelikult omakeskis vähilapsed väljapoole, me peame muidugi ütlema vähihaiged lapsed, et inimesed saaksid ikkagi aru, kellega on tegu, et mis partidest ma kogu aeg räägin hommikust õhtuni, aga meil ikkagi on nad pardilapsed, sest part iseenesest on lihtsalt nii nunnu armas, et mina ei tea sellist inimest, kes nüüd vaatab väikest parti ja et tal ei tule naeratus. Aga selle üleskutse juurde tulles, siis tehke käsitööna parte, toimetage need vähihaigete lastevanemate liidule ja need jõuavad lasteni, et neile rõõmu tuua ja luivekotist välja hüpata. Ja kui me juba üleskutseks tegime, siis 1. juunil on ka pardiralli. Ja see on tegelikult täitsa kohe nagu eraldi teema ju, mida puudutada, et ma just enne küsisin, et pardiralli pardid on tegelikult ikkagi ju suuremad, on ju minu mälestuses ka, et palju neid parte siis sinna rajale läheb ja palju neid parte praegu veel saadaval on ja kust neid saab soetada ja mis juhtub, kui sa selle pardi siis soetad või natuke räägi sellest kontseptsioonist ka, et mis asi see pardiralli siis nüüd? No ühesõnaga, pardid ise tahavad kõik saada sinna rallile minna. Neid on tegelikult kokku 20 000 ja eks see pardiralliga nüüd alati nii, et alguses ei saa kuidagi vedama ja siis on viimane päev ja inimesed on pahased, kas enam parte polegi. Et nii see on kogu aeg olnud. Et ikkagi võiks neid ikkagi juba hakata soetama. Ja soetada saabki siis neid pardiralli lehel pardiralli.ee lihtsalt teed seal oma annetuse ehk siis ostad pardinumbri, miinimumsumma on 10, maksimum ei ole, ise saad seal trükkida, mis sulle sobib ja siis sa saadki pardinumbri, mis tuleb sulle e-mailile. Ja see tähendab seda, et sinu part läheb siis võistlema ja peale selle on sul võimalus võib-olla ka midagi võita. Kuigi võidavad nagunii kõik sellepärast, et see on ju kellegi abistamiseks. Et ega need kollased pardid ju ikka niisama mingid tavalised pardid polegi, kuigi nad on hästi rõõmsad, hästi toredad, kollane on üldse ilus värv, eks ole. Aga nendel on ikkagi seal taga on see vajadus väga suur, et selle pardiralli rahaga nii-öelda me ju seda kõike teeme ja seda abi pakkuda saame. Nii et pardiralli 1. juunil lastekaitsepäeval. Ja otse ülekandega ETV-st, et iga tahes, kas sa tuled sinna kanali äärde vaatama või vaatad sa mugavalt kodus telekanalist, kuuled meie elu ja meie perede lugusid ja head muusikat. Ja meie siis sinuga ajame heegelnõelad kuumaks või? Mida iganes, sa ei pea ainult heegeldama, sa võid teha mis iganes pardikesi. See on nii nagu äge kontseptsioon kuidagi, ma ei tea, ma täiega olen vähihaigete lastevanemate liidu fänn. See on nii tore ja tegelikult kui me siin täna võib-olla keskendume, kuidas ma nüüd ütlen liiga palju, siis võib-olla minu isikule, siis ma tegelikult ütlen ikkagi, et
seal on ikkagi toredaid tegijaid ja toredate südametega inimesi, kes tahavad, kes ongi selle jaoks, et aidata. Sest mulle tundub või nii palju, kui ma olen aru saanud, siis ka see kogukonna tasand on seal ikkagi vaata tugev, et ta ei ole lihtsalt see, et on nüüd mingisugused palgalised koordinaatorid või estvedajad, vaid ka see lapsevanemate enda kogukond ja kokkuhoidmine ja teineteise toetamine ja sellesse liikumisse panustamine on tegelikult ju kriitilise tähtsusega. Jaa, meil on oma nii-öelda siis kinnine foorum või siis, kus ongi siis ainult nagu vähihaigete laste vanemad, et kus saab samamoodi siis vestelda ja rääkida ja küsida, mida iganes ja kuhu me paneme siis igast informatsiooni ja ma ütlen veel kord, et need ühisolemised, et seminarid, see seminar on küll võib-olla selline jube akadeemiline nimetus, aga tegelikult need on hästi toredad ja nad kuidagi ajas on nii palju nagu arenenud ja siis nii sisult kui üldse igat pidi inimeste arvult ja need suvepäevad, et seal on kuidagi selline mõistmine ja hingamine ja sellist teistsugused turvapilve all, et seda on võib-olla nagu raske isegi edastada. Aga see on hästi vajalik ja hästi armas olemine. Aga kuidas sa näed seda? Selles mõttes ma just mõtlen, et ma kujutan, et seal on jälle vaata, see mõistmisruum on neil, eks ju, omavahel täiesti midagi, mida see inimene, kes seda ei koge, ta ei saagi seda elu sees nagu mõista. Aga kui on nüüd siis aktiivprotsess ja nad toetuvad üksteisele, siis kuidas sa näed, kas sealt tekib ka neid, kus inimesed jäävadki nii-öelda siis tulevad sealt aktiivroolilt maha ja neist saavadki sellised nii-öelda lahutamatult olulised osad, mida nad kindlasti mingil perioodil on, aga kas nad jäävad ka pärast seda omavahel peret suhtlema? Ja jäävad pikaks ajaks ja isegi on paare tekkinud. Issu korvas. ja, et see on selline teistmoodi, kuidas mõtlen, koos olemise vorm, et seal on kogu aeg on mingi see all põhjas on see hoopis teistsugune vundament kui muidu, sellepärast, et seal on läbi tehtud lihtsalt käidud kõik raske teekond, et on ju kahjuks ju ka selliseid nagu kurbi lõppe, mis võtab ikka väga vaikseks, et aga siis tuleb sellest vaikusest ka jälle läbi murda ja ikka minna edasi. Ma lihtsalt aeg-ajalt ise ka, kui kliinikumis käin, siis aeg-ajalt ikka näeb seal lapsi ka allkorrusel. Ja mulle nii eredalt meenub paar aastat tagasi üks seik, kus lapsed on, nad on nii puhtad. Nad ei tea veel selliseid nii-öelda elu mingi psühholoogilisi, et ta psühholoogiliselt ta tegelikult ju ei teagi mingis vanuses, millist raskust tegelikult see lugu kannab, eks ju. Ja siis ma nii mäletan ühte ema, kes siis tuligi, tal oli pisikene poiss, ma arvan, see poiss oli äkki selline 5-6, tilgut oli järgi, tulid järgioskist, karu oli kaenlas, jäätis oli käes ja see oli nagu tema selline, võt nüüd, see on see minu päev, mul on jäätis, mul on see karu, et nemad ei saa aru sellest, nii-öelda sellest koormast, aga ema oli kõrval, ikkagi hoopis teist nagu, eks ju, et räägi mõni selline võib-olla lugu, mis sul on võib-olla jäänud kuidagi? Need lugusid, ma jäängi nädalaks ja rääkima võib-olla isegi 8, et neid on ju palju ja nad on kõik nii erinevad ja siin samas nad lähevad kõik sulle südamesse, et võib-olla kui ma seda nii palju ei väljenda kogu aeg, siis tegelikult nad elavad minuga ju kogu aeg isegi neid, keda enam ei ole, nad tulevad meelde neid seiku ja neid vahvaid ja toredaid jutuajamisi, alles hiljuti mul oli üks ime armas tüdruk, kes võib-olla on praegu oma viimases kevades nii-öelda. Ja siis, kui me vestlesime, milline elutarkus ja millised tähelepanekud ja millised komplimendid. Ja siis ta lihtsalt teatas mulle, et jule jama on, et ta ei saa mulle öelda musirull.
mina ütlesin, miks siis ma ei saa olla musirull, sa oled liiga kõhna, sa ei ole mingi rull, sulle liiga lame kõht. Ja siis see, oligi mu päeva parim kompliment ju, et ma ütlesin, et ma vaevalt, et keegi mulle kunagi üldse nii ütlebki, et see ei ole mingi rull. Ja siin samas selles oli ju kõik öeldud, et tegelikult ju tahaks öelda sulle musirull. Ja tema ütles mulle, et kas sa tead, Pardi tädi, ma ei saagi terveks. Et minu kasvaja kasvab, et ta ei lähegi kunagi ära, aga ma ei taha enam ravida. Ma tahan koju minna. Ja siis ma ütlesin, et siis sa lähedki koju ju. Teades loomulikult, et ega ma muidu nii ei ütleks, et aga me olime juba vanematega arstidega ka rääkinud, on ju. Ja see rõõm, seda näha, kuidas ta tahtis koju minna ja see ongi see, mis nagu mind lohutab. Et ta sai oma kevade ja ta tegutseb oma kevades nii palju, kui ta saab tegutseda. Ja mina ei ole musirull. Ja selliseid armsaid kohtumisi, et ükskord Kristiine keskuses läksin ja must läks mööda üks ema lapsega ja ma kuulsin, kui see laps ütles, et vaata, sa oled see Pardi tädi. Siis ma mõtlesin, et võt olen ma siis nüüd omale nime saanud. Et aga mis siis ikka? Olgu nii. Aga tegelikult jälle võib-olla üks osa, mis teinekord jääb varju ka teie tegevuses on see, et ju te ei tegele mitte ainult lastega, vaid ka noorukid, et kuni täisealiseks saamiseni on see teie selline gümnaasiumi lõpuni. Ja. Et noorukitega on jälle juba nagu täitsa veel omaette lugu. Jaa, noorukitega on omaette lugu, noorukid on ka ääretult ägedad, aga nendel on jälle, nemad on juba jõudnud ju oma elus ju mingisugusesse sellisesse punkti, et võib-olla hakkaks sealt emmede isside selja tagant nagu välja nügima ja maailm muutub nii sedavõrd, et sul hakkavad oluliseks olema ju omaealised ja sõbrad. Ja siis ühel hetkel, palun väga, teised, eks ju, chillivad ringi mööda ilma ja juba esimesed peodki ja esimesed armumised ja pruudid. Ja sina siis potsatad sinna haiglasse ja juba saad aru, millega sul on tegu. Samamoodi juuste kaotus, kõik muud kulmud ka, mis on juba hoopis teise kaaluga, juba hoopis teise tähendusega. Ja siis see teatav isoleeritud. Ja siis sa saad aru väga hästi, kuidas su ema ka veel tönnib. Isa on üldse ka samamoodi, kõigil on rahu läinud. See juba kõigutab sind, sest nemad saavad sellest aru. Ja teine, seal on väga-väga oluline see pool ikkagi, et see rõõmsa noore inimese elu muutub nüüd kuhugi haigla seinte vahele. Pidevad mingisugused mõttetud päevad nii-öelda, just jällegi üleeile kohtusin ühe noormehega, kui ta ütles, see on kõik nii mõttetu. Ja nii on. Ja nemad ju ühel hetkel, kui sa tuled sealt laste haiglas, Tartus on natuke teistmoodi, et seal on nagu täiskasvanud ja lapsed nagu läbi segi, et seal nagu seda muret nii väga ei ole, et mis neist saab edasi, kui nad on täiskasvanud. Laste haiglas põhimõtteliselt lahkuvad nad nii-öelda selle emakaru selja tagant, kus oli nii turvaline keskkond, kutsuti kogu aeg uuringutele, tehti analüüse ja ikkagi sind jälgiti ja ühel hetkel on ravi läbi, lähed ellu, mis edasi? Ega noor inimene ei hakka enam meenutama, et või ma olin nüüd vähihaige, et ma peaksin nüüd minema igaks juhuks äkki kuhugi pakun ennast kontrolli või lähen perearsti juurde. Ei, tema jaoks on see läbi. Et siin ongi see mure koht, et tegelikult on ju teada olevalt ju lapse ja vähi võib olla joht teisese vähi tekkeks näiteks. Võib-olla see ei tähenda, et on, eks ju, jumala eest. Teine asi on hilistüsistused, teiseks operatsiooni järgsed tüsistused. Nendega tegelikult ju tuleks edasi tegeleda. Neid tuleks ju tegelikult edasi ju järjepidevalt ju ikkagi kontrollida. Aga ta ei lähe ise, uskuge mind, ja ta ei lähe ka emale. Need ajad on möödas, et ta läheb emale kaebama, on ja.
ja nad jäävadki kuidagi, et see oleks nagu hästi-hästi-hästi vajalik, kui tekiks mingisugune selline süsteem, nagu on näiteks on need sõeluuringud, see rinnavähi, soolevähi, et lihtsalt saadetaksegi sulle teada, et palun tule uuringus. See oleks nagu minu meelest ja see on isegi natuke raske uskuda, et seda ei ole. See on tõesti, kuidagi loogikale jookseb vastu, on ju, et aga äkki, kui me räägime sellest rohkem ja toome seda esile ja seda vajadust, et mina olen ikka selline natuke selline kollaste prillidega, siis peab ütlema, see optimist, et äkki ikkagi muutub, et see on hästi oluline sellepärast, et seal on teemasi, mis vajavad edasi tegelemist kindlasti. No alles hiljuti ju tegelikult me mõlemad siin vestlesime Keiu Papsiga Tervise Arengu Instituudist, mis puudutabki nooruki ja noorte vähi teemasid. Ja tegelikult Keiuga seda intervjuud tehes, kui ta küsis neid küsimusi minu käest, kas meil on olemas mingisugused eristuvad poliitikad selle jaoks, et noorukite ja noorte ja vähki kuidagi nagu siis neid inimesi paremini toetada. Kas meil on olemas teenused, kas meil on olemas protsessid, kas meil on, siis ma olin nagu mingi nii palju asju, mida tegelikult nagu juba ka muus maailmas täiesti eraldi käsitletakse, kui me räägimegi noorukitest ja ka noortest täiskasvanutest, kus meil on ikkagi üsna pikk maa minna, aga vähemalt nagu mulle tundub, et me hakkame sellest järjest rohkem rääkima ja see on ka võib-olla ka hea koht, kus meie ka ühingutena saame siin vaata jälle seljad kokku panna ja kus ka tegelikult onkonoored, meie toimetajad siin ju ka sinuga on siin natukene juba nõu pidanud, et see teema tegelikult ju väärib täiesti eraldi käsitlemist. Ja kindlasti see on hästi oluline, sest kui me lähme nüüd jälle selle vähidiagnoosi algusesse tagasi laste puhul, siis ega laps ei saa ju vähki ennetada mitte kuidagi, on ju. Et loomulikult see, et me kõik saame kuidagi moodi oma elustiilis ju teha korrektuure, et seal ongi ära joo, ära suitseta ja ära käi solaariumis, nii et meie saame seda kuidagi ennetada, aga laps sünnib see ilma, mida tema ennetab, on ju. Tema võtab selle diagnoosi vastu, nagu ta võtab, on ju. Aga meie ennetus ju ongi võib-olla siis selles, et ennetame siis nendel just need, kes on juba saanud sealt lastehaiglast minema. Et temal elus ei juhtuks ei uuesti sellist sama hullu olukorda. Ja ühtpidi on ka see just eriti noorte ja noorukite ja laste puhul see õigus unustada, minnagi eluga edasi. Aga samas, mida me ka enda noorte pealt just näeme, on see, et sa tahad minna eluga edasi, aga samas mingites hetkedes sa väga vajad seda mõistmist ja seda teist inimest sinna kõrvale, kes on midagi sarnast kogenud, sest mida noorem sa oled, seda rohkem sa tõenäoliselt oled kuidagi isoleeritud ja üksildane sellega, sest lihtsalt su ümber ei ole inimesi, kellel oleks sarnane kogemus, et kellega kuidagigi samastuda või kes võiksin mõista, sest ehk siis sa tahaksid nagu hiljem selle nagu mingil määral ikkagi nagu läbi töödelda enda jaoks, ja ta tuleb nagu nihkega tegelikult, noored on meil näidanud ikkagi, et nad mingi hetk, nad tahavad sellest ikkagi korraks nagu sinna tagasi tulla ja sellest nagu rääkida, et nii et täitsa eraldi oluline teema. Aga ma mõtlen seda, et sa oled nii pikalt on toive selle sees ja see ei ole üldse mitte lihtne tegelikult teekond, mida käia. Kuidas sina ennast hoiad? Mis sind hoiab? Eks ma ise hoian, et armastus ka muidugi, et mul on õnneks see enda, kuidas ma ütlen siis, turvatuba olemas ja mul on hästi tore armas pere. Me oleme hästi lähedased, et loomulikult see on üks kindlasti, mis hoiab, et aga see võib-olla see endaga olemine, et selle aja tuleb leida, ennast täis kuidagi jälle tagasi laadida, et sinna hulka muidugi kindlasti mingi annus kultuuri ja see on hästi ka oluline. Ja ma arvan, et see on mingi toimetulemise mehhanism mul siin ikka töötab peas, et nii kaua, kuni ta töötab, et eks ma ju ka eksin ja teen ka vigu ja kõik jumala eest nii peabki olema, sellepärast, et siis sa oledki elav inimene. Ja
mõtlen siit korra veel süsteemi tasandil sellele, et te olete täna suutnud leida pardiralli lahendusena, mis aitab seda kõike teha. Aga kuidas üleüldise nagu riigi toega kõigele sellele on? Et kas rahastusmeetmed tegelikult meil on olemas, et sellist tegevust nagu teie teete kuidagi võimestada, et ma saan aru, et haiglad ja arstid võtavad teid täna väga oluliste partneritena, et see tugi oleks olemas. Mis meetmed või kuidas üldse nagu lisaks pardirallile, kas riik toetab teid kuidagi? Jah, tähendab selles mõttes, see oli selline jahhaaga lõppev sõna, eks ole, et muidugi võiks ju toetada. Kas või neid inimesi, kes aitavad, et ega siis keegi ju lõpmatuseni ei suuda ju endast anda, et ta tahab ju ise ka poodi minna süüost, eks ole. Ja sellised olulised asjad, kas või nagu, kui me lähme nüüd tagasi sinna, et kas või see, et sul on onkoloogilised lapsed, vähiga kimpus olevad lapsed, kuude, mõni lausa ikka väga kaua haiglas. Ja siis liit maksab loovteraapia teenust. Elementaarne asi, mis nagu, et mida veel, see on teraapia, ta on õppinud inimene, ta on spetsialist, kes seda tööd teeb. Ja meil puudub selline tervisekassa kood, mis tasuks näiteks selle teenuse, on ju. Pisik asi, aga kui suur ja oluline asi. Ja aga ma arvan ka väga suurel määral teie enda ju töö ja panus ka nende teemade pilti toomise osas, et jälle vaadates läbi nende kollaste prillide, siis me eeldatavasti ikkagi jõuame ühel hetkel sinna, kus see kood tekib ja see roll saab tasustatud, sest suures pildis mulle tundub, et me liigume sinna poole, et need tugiteenused ja just ka elukvaliteet ja toimetulekut toetavad teenused muutuvad ka meie sotsiaaltervishoiusüsteemis olulisemaks. Aga just jällegi, et selle taga tegelikult see teie aastate pikkune ka töö, panus selles, nende teemade tõstatamine, sellest olulisusest rääkimine, et ilma selleta jälle, ma arvan, väga paljud asjad ei juhtuks. Ja palliatiivravi teema ju samuti, et täiskasvanutel on see ka ikkagi paremas seisus, kui laste palliatiivravi, kui sellist põhimõtteliselt pole olemas. Et ei olegi selliseid palliatiivravi õdesid, kes on vastava koolituse või õppe saanud ja ei ole ju tegelikult üldsegi mitte harv juhus, kus pere ju tahakski, et see laps võib-olla siis oma raskema aja ju on kodus. Aga kes sinna koju siis aitama läheb, mis ta sinna tegema läheb, kus see väljaõppe on, eks. Aga on see üldse võimalik siis täna? Hetkel ei ole. Ja et need on sellised valusad teemad, et siinkohal ma ütlengi, et õnneks on need osakonnad ja arstid alati võtavad iga juhtumi võtavad haiglasse sinna oma tiiva alla, aga kui sa tahad olla kodus. Jah. Ehk siis need on need siis, kui me räägime nüüd, kuidas me siis taltsutame seda riiki ka vähe. Ja tegelikult, kui sa räägid ka, et harvikhaigused on, enamik on harvikhaigused, et siis jälle mingid nagu väiksed arenguid ka selles osas on ikkagi tekkinud ju ka, et see harvikhaiguste mingisugune fond laste suunal või rahastus eraldi, mis nüüd tegelikult ikkagi ära otsustati, on ju, et sammu haaval ikkagi asjad juhtuvad. Tipusammu. Ja samuti on ju võetud minu teada ka palliatiivravi nüüd lastele ka ikkagi teemaks ja see on oluline, mul on nende sammude üle väga hea meel ja ma kiidan neid inimesi, et jätkuga ainult jõudu need asjad lõpuni viia. Ja minu meelest, kui nagu veel rohkem edasi vaadata, siis oleks ju väga hea, kui selliseid minutaolisi ei peaks üldse olemas olema või meie liitugi ei peaks olemas olema, eks ju, et see on ju, see on see ideaalpilt. Et ei peaks olema selliseid pardiralli või iseenesest võiks ju jääda, aga teise sisuga, et lihtsalt ujutame parte ja teeme võistlusi, aga praegu on ju ikkagi selle rõõmsa ürituse taga ikka meeletu vajadus ja valu
õnneks ka muidugi rõõmu, meil on rõõmu ka. Seda on näha sinust. Aitäh. Seda on näha sinust, Armas Lõive. Sest kui sa mõtled nüüd selle kogemuse peale, mis teil on, võib-olla mida sa meile kaasa annaksid? Sest kui me räägime ka sellest, kui palju meil on täna vähihäiged lapsi, see on see koht, mida annab katta sellise personaalsusega ja jõuda kõikide nende peredeni, kui nad vähegi tahavad seda tuge saada. Et kui me nüüd nagu tõmbame sinna kõrvale selle suurusjärku, kui palju meil on vähihäiged täiskasvanuid, et siis seal me jooksemegi tegelikult tupikusse, et kuidas me jõuaksime selleni, et ka seal oleks see visiitkaart selle nii-öelda täiskasvanute luivega, kelle juurde vajadusel ka iga täiskasvanu saab pöörduda, et see tundub nagu esmapilgul peale vaadatus täiesti võimatu missioon, aga mina oma kollaste prillidega usan sellesse, et see tegelikult on võimalik. Ja minu meelest ka see liit on nagu nii hästi tegelikult ära tõestanud, kui oluline see on. Kui võimalik see on, kui vajalik see on, see ei ole lihtsalt nagu mingisugune nice to have kiht selles raviteekonnas, vaid see on tegelikult täna ikkagi ju nende perede jaoks vältimatult oluline lisavõimalus selleks, et paremini toime tulla. Ja nii on. Ja tegelikult natukene, mul on seda ka hea praegu kuulda, mida sa rääkisid, sest elu on näidanud, et me kipume ja me tahame rääkida kogu aeg sellest, mis on nagu halvasti ja mis on viletsasti ja kes on viletsam ja võrrelda, et selline võib-olla ka nagu natuke ka kiitmine. Tegelikult see ei ole kunagi liiasti, hea sõna ei ole kunagi liiasti ja niimoodi me tegelikult jääme kõik nii-öelda ellu, sõna otseses mõttes ellu ja mis ma tahan öelda, mis mõttes ellu, me rõõmud jäävad ellu. Et mina siin ühel päeval mõtlesin nii, et okei, et ma olen sündinud eelmisel sajandil, eks ole, põhimõtteliselt juba ikka jah, on elanud, on ja. Ja siis ma ühel hetkel mõtlesin, et kas ma pean virisema selle pärast, et kaameramees paneks mulle nüüd viltrid peale, et ma näeks parem ja noorem välja või et ma ei vananeks, tegelikult on see privileeg. Me peaksime olema õnnelikud, et meil on võimalus vananeda, sest me mitte on olemas neid pisikesi nuppe seal lastehaiglas või kliinikumis, kes võib-olla ei saa vananeda ja ka noorukeid ja ka natukene vanemaid. See on privileeg, ärge vinguge, et me vananeme, vaid võtke seda kui privileegi. Ja teine privileeg, mida ma olen veel mõenud, mis on natukene võib-olla nagu mitte nii hea, on tegelikult privileeg on see, kui sul on terve laps. Et ärge alahinnake seda, mõelge sellele, mis on teil täna kodus, kus te iganes olete, kui te vaatate oma lapsele otsa ja mõelge sellele, et mis on just seal nende kollaste partidega, nende vanemate kodus, et siis võib-olla see kukutab meid vahel tagasi sinna. Ongi, oskus hinnata rohkem seda, mis meil on ja kuidagi see tänutunne üleüldse selle üle, kus ma täna olen ja et ma olen jätkuvalt veel siin, sest ma ka nagu üsna tihti avastan ennast ikkagi jälle mõttes kuskil koeraga jalutamas ja jälle tänamas, et meil ei ole siin täna sõda, et meil on tegelikult, me kõik oleme täna elus meie peres ja et me saame koos olla, et me saame seda kõike siin koos luua ja seda podcasti teha, et ma enne diagnoosi kuidagi ei mäletanud selliseid hetki väga, et ma oleksin peatunud selleks, et sellele kuidagi mõelda või selle eest tänulik olla, et ja selle vananemise teemaga, sest ma kirjutasin ühe peatüki just paar päeva tagasi, vaata kui huvitav, et see siia ära tuli, sest ma mõistan ka, et minul seda 99,9% tõenäosusega ei anta ja siis tegelikult jah. Siis sa mõtledki sellele, et mida sa vingud, mida sa muretsed oma ma ei tea. Mina ammu ei vingu enam. Täpselt, et tegelikult ja nagu sa Kristel mainisid, tänutunne, mina pean seda väga oluliseks, et
miks ei võiks inimesed olla tänulikud, et vahel ma olen kuulnud seda, et kui sa teed nagu vabatahtlikku või kui sa aitad midagi või sa teed vabatahtlikku tööd, siis ju ei pea tänama. Aga miks ei pea? Mis selles aitäh, kas nad on nagu kuidagi nagu limiteeritud või sul elus on ette nähtud, et ma tänan vaata nii palju kordi ja siis on kõik limiit täis, rohkem ma ei täna kedagi, on ju. Et minu meelest see on üks ilusaid isiksuse omadusi. Iseloomu omadus öelda aitäh, tänada, ma ei saa sellest aru. Ehk siis loomulikult see ei tähenda seda, et sa pead midagi nagu vastu saama, no andsin sulle pardi, anna sina mulle nüüd ka midagi vastu, see ei tähenda seda. See on ju tänamine. Ja soovitan ikka kollaseid prille, et selles mõttes ma tean, sul on rohelised prillid, kas mul on kollased prillid ka olemas? Mul on kõike värviprille. Ma arvan värvilisemat naist meil Eestis ei ole, kui on Luive. No aga see on selles mõttes, sinus on midagi väga erilist, Luive. Ja ma väga loodan, et sa tead seda, et sa oled väga eriline inimene. Mitte see, et sa oled nii ilus värvilaik meil siin üsnagi sellises vinguvas Eesti ühiskonnas. Vaid, võrdlemas ka, kõik võrdlevad üksteist, isegi haigusi võrreldakse, isegi seda võrreldakse, kuidas haigusega hakkama saada ja kas sa oled tubli või kui tubli või ole tubli või empaatia on ka erinev, seda ka võrreldakse, et mina ei pea empaatiaks seda, kui sulle lihtsalt keegi õlale patsutab, ütleb, et ole tubli või saa hakkama või et sa oled nii tugev, sul läheb nagu nii hästi. Aga tegelikult see ei ole empaatia. Sellepärast, et see tekitabki sellised tõmbad nagu seljasirguks, okei, et täna ei tahaks üldse tubli olla, aga peab. See tubli on, see mul trigerdab ujus sellega ära. Koerale öelge, et koerad on tublid. Siis sõna ei anna meile mitte midagi. Aga inimesed ei oska. Tuleb nagu vastu minna sinnapoole ka, kes proovivad aidata. Et see on nagu selline ikkagi vastuminemine ka. No kui tal ju samamoodi ei ole ju kogemust, no kui tal ei ole kunagi elus olnud sõbral vähihaiget last, mis tõepoolest, siis tulebki vastu minna ja öeldagi konkreetselt talle, mida ma tahan, et sa minu heaks teed või aitad. Ega nad ise ei küsi. Keegi ei lähe küsima, et tee nii, aita nii. Et eks ta on vastastikku, aga kui me nüüd räägime ilusast inimesest siis, ja erilisest inimesest, siis jällegi kõik inimesed on tegelikult ilusad ja erilised. Teie olete ka ilusad ja erilised. Et seda peab ka meeles pidama. Et ei pea ennast võrdlema kellegiga, vaata looduses ka nad ei võrdle. Nad lihtsalt liblikad lendavad ja putukad siristavad ja nad on kõik nii ilusad ja nad on kõik nii vajalikud, et tegelikult nii ongi. Nii ongi, et aga kollaseid prille soovitaksin ikka selles mõttes, et see võib-olla me jääme nüüd sinna kollasesse kinni, et ma mõtlen lihtsalt võib-olla seda värvi näha, sest need on olemas. Need on rasketel aegadel ka olemas. Seda lihtsalt midagi on ikka märgata. Ma olen teiega nõus. Ja inimest tuleb märgata. Mulle tundub, et need on väga siia kevadesse, siia tänasesse kohe varsti väga soojaks minevasse ilma ja õhtusse sobivad ilusad mõtted. Ehime end värvidega, näeme neid värve ja ärma lase ennast eksitada sellest, et kes näitab värve, see poeb peitu ja sellest pole sügavust, vaid... Ja loome ise neid värve juurde. Ega kurbus ei pea olema must. Ja nii-öelda must ei pea olema hirmus. Kõik, absoluutselt kõik on lubatud. Ja ega siis see ei ole, see on nagu Ameerikas eebiseriaalis, et kui olukord läks kriitiliseks või mingi jama on, et siis näitlejad on kõik riietatud äkki ka kõik tumedasse, et kuulge. Ega siis, kes ütleb, mis värvi peab mure olema? Aga võtame selle tänase saate võib-olla siis sellega kokku, et peame oluliseks esiteks ja ärme unusta kõikide nende vähilugude ja teemade taustal ka, et on olemas lapsed, need väikesed pardilapsed,
et on tulemas pardiralli ja tänu sellele pardirallile tegelikult tegutseb see nii hädavajalik kogukond juba väga pikka aega, et need pardid leiaksid endale kõik kodu ja et me ei lakkaks unistamast ja uskumast ja elu läbi nende kollaste prillide nägemast. Täpselt, ja vaat see kollane, ta on ikka lootus. Ta on ikka lootuse part, et niisama nad seal ei vehi, et vinis on ikka iga laps näeks homset. Aitäh sulle, Luive, et sa täna siin meiega olid. Teile aitäh ka. Aga meie kohtume sinuga veel, peame plaane, arutame asju, kuidas koos teha midagi paremaks selle kogukonna jaoks ja kõikidele meie tänastele kuulajatele soovime meie Pillega koos elusat elu!